Palun tuua saali Eesti Vabariigi Tehnikaülikooli ja üliõpilaskondade lipud. Kallid pidulised, kallid värsked Tehnikaülikooli lõpetajad, teie omaksed, lähedased, head kolleegid. Tehnikaülikooli sellesuviste lõpuaktuste jada on jõudnud järjekorras 4. aktuseni, kus me tähistame kahe teaduskonna, see on keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna ja humanitaarteaduskonna lõpetamist. Ja lõpetamist magistritasemel. Selle aasta aktused on meil üles ehitatud veidike erinevalt eelmiste aastatega võrreldes. Sikud on eraldatud lammastest ja magistrikraadiga ehk siis tõelised ülikooli lõpetajad saavad kätte lõpudiplomi enne jaani rektori käest ja bakalaureuse lõpetajad, kelle puhul räägitakse ka kõrgharidusest, kuid mitte täielikust ehk klassikalisest akadeemiast haridusest. Nende aktused on peale jaanipäeva ja nende puhul austavad neid dekaanid ja õppeprorektor. Ja kõige kõrgem tase ehk doktoritase, nende lõpetajad saavad nagu ikka kätte oma diplomid vaid kord aastas. Tehnikaülikooli kõige pidulikumal päeval, Tehnikaülikooli sünnipäeval,
17. septembril. Tänavune aasta on nii lõpetajatele kui ka Eesti Vabariigile kui ka Tehnikaülikoolile eriline. Alles me tähistasime veebruarikuus Eesti Vabariigi 9. sünnipäeva. Uksel on koputumas Tehnikaülikooli 90. sünnipäev 17. septembril. Ja ma vabandan rektorina nende ebamugavuste eest, mis me kampuses võib-olla mõningal määral pidumeeleolu rikuvad, sest igal pool on püsti kraanokad, mürisevad ehitustehnika. Ja kui paar päeva tagasi tehti aerofoto meie kampusest jäädvustamaks hetkeseisu unikaalse raamatu Tehnikaülikooli ehitused läbi aegade jaoks fotot, siis see foto nägi nii hull välja, et seda ei taheta vist raamatusse panna. Aga kordan veel, septembrikuuks saab kõik enam-vähem korda, meie fassaadid, siseõu ja ka värskeid sisseastuvaid tervitab välisukse ees igipõlise üliõpilase Juliuse pronksist elusuurne kuju käsi pikalt ees, ütlemaks tere kõigile meie majja tulijatele. Nüüd põhihoonete valmimisega läheb veidike aega, uus raamatukogu valmib aasta pärast umbes samaks ajaks suvel. Samal ajal loodame kätte saada ka uut õppehoonet, kuhu toome humanitaar- ja majandusteaduskonna ja ka 3. ühiselamu loodame valmis ehitada järgmise aasta septembriks. Nii palju neile, kes kavatsevad oma õpinguteed jätkata, sest ega magistrikraad ei ole haridustee tipp. See on küll tugev ja tüse erialane haridus, kuid kordan veel, kes tahab oma haridusmajale ilusat torni peale ehitada, see võiks tulla ka doktoratuuri. Nüüd võib-olla veidikene statistikat. Läbi 90 tegutsemisaasta on Tehnikaülikooli diplomi saanud 51 000 spetsialisti. Mõelge ise, väike riik, väike rahvas, 1,3 miljonit elanikku ja 51 000 kõrgelt haritud, valdavalt tehnika- ja majandusala spetsialisti. Need on need naised ja mehed, kelle käe ja mõistusega, nii nagu ütleb ka Tehnikaülikooli lipukiri Mented Manu, on jalule aidatud taas iseseisvunud Eesti Vabariigi majandus. Ja ma arvan, et need hetkelised surutusaastad, mis meid võib-olla lähitulevikus ees ootavad, saavad ka nende spetsialiste nõul jõul ületatud. Ja ma olen ka optimist. Ma usun ka, et kunagi jõuame tõesti Euroopa 5 jõukama sekka. Kas on 15 aasta pärast, on omaette küsimus. Kallid lõpetajad, veel kord teile palju õnne ja tuult tiivadesse ja nende sõnadega lubage lugeda avatuks Tehnikaülikooli järjekorras 4. lõpuaktus.
Lubage mul sissejuhatavalt tutvustada neid häid kolleege, kes minuga rektorina on võtnud kohad sisse presiidiumi laua taga. Laua parempoolse otsas tudengite jaoks kõige tähtsam persoon, õppeprorektor professor Jakob Kübarsepp. Mu paremal käel keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna dekaan professor Andres Öpik. Ja vasakul käel humanitaarteaduskonna dekaan professor Sulev Määltsemees. Ja pidupäevakõneks saab sõna dekaan professor Andres Öpik. Austatud härra rektor, kallid lõpetajad, head kolleegid, lugupeetud külalised, daamid ja härrad. Tänasel ilusal suvepäeval on hea meel siin Tehnikaülikooli aulas tervitada kauneid ja rõõmsaid keemia- ja materjalitehnoloogia ning humanitaarteaduskondade 2008. aasta lõpetajaid. Täna saavad diplomid ligi 70 magistriõppe lõpetajat, mis kinnitavad, et nad on ära kuulanud õppekavades ette nähtud loengud, õiendanud edukalt arvestused ja eksamid ning kaitsnud lõputööd. Need kenad arvud näitavad meie kõigi, nii teie vastsed lõpetajad kui ka meie õppejõudude ja dekanaadi ühiste pingutuste tulemusi ikka kvaliteetse hariduse nimel, mis võimaldab teil olla konkurentsivõimelised nii Eestis kui laias maailmas. Globaliseeruv maailm üllatab meid täna pidevalt ja ootamatult kerkivate probleemidega. Konkurents siin päikese all on järjest karmim ja see sunnib meid kõiki tahes-tahtmata üha rohkem pingutama. Ja hea haridus varsti 90. aastapäeva tähistavast Tehnikaülikoolist on kindlasti üks garantii, mis aitab meil kõigil püsida konkurentsis. Kui ma mõtlesin, millest rääkida tänasel aktusel esmapilgul nii kahest erinevast teaduskonnast pärit lõpetajatele, siis mõtlesin selle üle, mis võiks meid ühendada. Peale selle, et täna oleme siin aktusel meie kahe teaduskonna lõpetajate arvu poolest just nii kokku pandud, et see ei oleks koormav ei teile, värsked lõpetajad, kui ka korraldajatele. See oleks aga liiga lihtne ja vaevalt ka pakuks huvi. Tehnikaülikooli missioon on olla Eesti jätkusuutliku arengu toetajaks teadusloome ja teaduspõhise kõrghariduse kaudu tehnika, täppis, loodus ja sotsiaalteaduste vallas. See on juba hoopis parem ja Tehnikaülikooli missiooni teenime me siin ja viime ellu kõik ühiselt. On päris selge, et kvaliteetne haridus peab olema mitmekülgne ja paindlik, oskused läbi lüüa igas eluolukorras on ju meile kõigile tähtis. Kui aga mõelda edasi, siis mis meid ühendab, jõudsin märksõnani protsess. Protsessid toimuvad ju täna meis eneses ja meie ümber. Formaalselt pole suurt vahet, kas protsess toimub ühiskonnas, keemilises reaktoris või hoopis supikatlas. Igal juhul on vaja seda juhtida ja juhtimiseks ka hästi tunda. Meie tänaste lõpetajate hulgas on nii ühiskonna protsessijuhtijaid kui tööstuse ja tootmise juhtijaid. Iga protsessi saab juhtida, kui teame neid protsesse mõjutavaid tegureid, süsteemi kirjeldavaid seoseid ja kujutame ette soovitud lõpptulemusi. Põhimõtteliselt kehtivad ja jäävadki kehtima nii ühiskonnas kui tootmises, aga ikkagi termodünaamika seadused, millega peavad arvestama nii ühiskonnas aset leidvate kriiside lahendajad kui tootval tööl või majanduses leiba teenivad spetsialistid.
Kallid lõpetajad, teie tulevastel tööandjatel on täna ainuüksi Eestimaal suur valikuvõimalus kõrgharidusega noorte hulgast. Kindlasti võib aga väita, et meie ülikooli diplomit tunnustatakse kõrgelt. Eesti majandus ja pangandus püsib kindlalt Tehnikaülikooli lõpetajate õlul. Sellised elutähtsad tööstusharud nagu toiduainete tööstus, puidu- ja mööblitööstus, tekstiilitööstus, rõivatootmine ja disain, keemiatööstus, keskkonnakaitsetehnoloogia, samuti ka kõrgtehnoloogiline materjaliteadus ja tehnoloogia saavad täna sel aktusel noorte spetsialistide näol tubli täienduse, aga mitte ainult need valdkonnad. Tubli täiendus tuleb kohalike omavalitsuste, paljude ministeeriumide ja ametkondade juhtimisse. Siit on, keda valida. Tehke siis kõik endast olenev meie ühiskonna ja majanduse edasiviimiseks ning Tehnikaülikoolist võrsunud inseneride ja haritlaste koolkonna kuulsuse jätkamiseks. Paraku ei ole see kerge ülesanne, sest praegu ollakse pigem meie ühiskonnas harjunud sellega, et inseneri looming on midagi tavalist ja seda võetakse kui iseenesest mõistetavat. Ridamisi kerkivad majad, ehitatakse teid ja sildu, konstrueeritakse aparaate, sünteesitakse uusi aineid. Keemiatööstusel on aga täna pigem kuulsus kui keskkonnasaastajal, aga mitte kui uute väärtuste loojal. Seda mõttemalli tuleb järjekindlalt muuta. Teie tänastes õpingutes on palju tähelepanu pööratud keskkonnaprobleemidele, säästvale tehnoloogiakorraldusele ja püüdke seda siis kõrge kasumi poole püüeldes ka meeles pidada ja ellu rakendada. Pidage meeles, et inseneriks ja teadlaseks tuleb alles saada pidevalt õppides ja töö ning elukogemusi omandades. Lugedes täna humanitaarteaduskonna värskete magistrite lõputöid võib järeldada, et meie insenerikonnale, kogu ühiskonnale tagatakse järjest efektiivsem ühiskonna toimimise mehhanism, vältimaks neid kõiki raputavaid kriise. Täna tuleb kindlasti veel korrata vana tuntud loosungit õppida, õppida, õppida. Enamik meie tänasel aktusel magistridiplomi saajatest siirdub siiski tööle. Paljud on selle diplomini jõudnud töötades. See väärib kindlasti erilist tunnustust. Küll on aga teie ees lahti ikkagi ka Tehnikaülikooli uksed, et jätkata õpinguid doktoriõppes. Teie olete need, kellest meie ülikool loodab doktoriõppes ka endale täiendust leida. Kui te suutsite omandada juba magistrikraadi, siis miks mitte teha veel üks investeering ja asuda õppima doktoriõppes. Eesti riik on tänaseks teinud tõsiseid samme meie paremate edasiõppijate, doktorantide, elu- ja töötingimuse parandamiseks ja on lootust, et see toetus laieneb veelgi. Veel ühte asja tahaks teile südamele panna. Enne kui asute iseseisvalt tööle, mõelge ka sellele, milline vastutus langeb teile. Te asute tööle tänapäeva keerulises ühiskonnas, kõrgtehnoloogilises maailmas, kus iga vale otsus võib viia ränkade õnnetusteni. Seda nii arengumaades kui ka heaoluriikides. Loodetavasti on teist saanud vastutustundlikud ja analüüsivõimelised noored spetsialistid. Tänasel aktusel on meil kõigil hea meel näha siin saalis nii palju rõõmsaid kaasaelajaid. Kallid lõpetajad, ärge unustage, et teie tänasest saavutusest kuulub kindlalt oluline osa teie vanematele, abikaasadele ja lähedastele. Õppimine ei ole tänapäeval odav ja lihtne ja kõigi teie lähedaste nii materiaalne kui moraalne tugi oli kindlasti suur. Kallid lõpetajad, soovin teile Tehnikaülikooli akadeemilise pere poolt julget pealehakkamist õpingute jätkamisel, palju uusi ja huvitavaid töökohti ja muidugi palju õnne ja ilusat suve. Tänan! Üks
ja käes on aktuse kõige pidulikumad hetked. Sõna saab Olavi Pihlamägi, lugemaks ette rektori käskkirja Tehnikaülikooli lõpetamise kohta keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonnas. Ja teadmiseks nii palju, et diplomid antakse kätte laval, kiitusega diplomisaajad kirjutavad oma allkirja ülikooli auraamatusse, teised diplomisaajad kogunevad pärast diplomi kättesaamist siia lava ette, et meie vilistlaste naiskoor saaks teile laulda Elagu. Seoses Tallinna Tehnikaülikooli magistrikava õppe täitmisega omistan tehnikateaduse magistrikraadi ja annan diplomi kiitusega Siim Jõgi. Kaire Palmaru. Anne Rand. Vardo Saarik. Liis Kangur. Liina Kutsar. Heidi Mägi. Ja veel üks diplomkiitusega loodusteaduse magister Kärt Kontram.
Omistan tehnikateaduste magistrikraadi ja annan diplomi 4+2 õppekava keemia ja keskkonnakaitsetehnoloogia õppesuund. Mihhail Kaev. Kairi Loopere. Pille Tõnisson. Silja Ots. Martti Klesment. Aimar Parm. Laine Tiikmaa. Kärt Reitel. Heiki Viia. Helis Külaots. Evelin Anjon. Kristi Palm. Piret Suvi. Anneli Tuvike.
ja Siret Kade. Ja teie aplaus saadab noored kohtadele. Omistan tehnikateaduse magistrikraadi ja annan diplomi 3+2 õppekava keemia ja keskkonnakaitsetehnoloogia erialal. Olesja Anufrieva. Aljona Aranson. Kristina Bulgakova. Irina Eppold. Olga Hodjuchenko. Svetlana Jõks. Mari-Liis Muulmann. Kerli Press. Irina Rudjak. Maria Tokareva.
ja Merli Sikk. Aitäh teie aplaus nendele kaunitele neidudele, magistritele. Jätkame magistridiplomite kätteandmist materjalitehnoloogia eriala puidutöötlemise spetsialiseerumisega Raimo Jõgi. Triin Persitski. Tekstiili- ja rõivatehnika spetsialiseerumisega Irina Kamerats. Evelin Kärber. Kätlin Rahman. Monika Saarsoo. Anu Sooba. Toidutehnika ja tootearenduse eriala Anna Goncharuk. Marite Mets.
Kerli Mathiesen, Triin Pukk, Sirli Seisonen, Katrin Argus, Liina Luukin, ja Lenna Piits. Ja sellega on keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna magistridiplomid välja jagatud. Aga enne laulame veel elagu värsketele magistritele. Ja teie aplaus saadab nad kohtadele. Asume kätte andma humanitaarteaduskonna magistriõppe diplomeid. Dekaanid laval vahetuvad, professor Ökipik saab istuma ja professor Mältsemees tõuseb õnnitlema. Omistan sotsiaalteaduse haldusjuhtimise magistrikraadi ja annan diplomi kiitusega Priit Vinkel. Ja Priit kirjutab ka oma nime ülikooli auraamatusse. Omistan haldusjuhtimise magistrikraadi ja annan diplomi haldusjuhtimise eriala 4+2 õppekava Andreas Anvelt. Jarlo Torbek. Marek Helm.
Jaak Kiviste, Merle Raid, Külgi Seire, Jaanus Teearu, ja Ülle Vanaisak. Ja teie aplaus saadab noori kohtadele. Omistan sotsiaalteaduse haldusjuhtimise magistrikraadi ja annan diplomi haldusjuhtimise 3+2 õppekava. Piret Aasmäe. Kai Kallas, Beata Perens, Kaile Põldmäe, Indrek Sild, Kristin Terase, Jaan Tross, Raivo Uukkivi, ja Tarmo Viikmaa.
Nii, palun, naised, jah. Ja teie aplaus saadab taas noored kohtadele. Sellega on kätte jagatud ka humanitaarteaduskonna magistri diplomid. Vilistlaste poolseks tervituseks saab sõna Rainer Strenfeld aktsiaseltsist ABB. Kallid värsked kraadiomanikud, head külalised, head inimesed. Igaühest sõltub midagi. Meie väikeses riigis mõjutab igaühe tegevus otseselt riigi majandust. Sestap ongi oluline eristada olulist ebaolulisest. Iga päeva või nädala lõpus peaksime endamisi mõtlema, mitu krooni lisaväärtust ma oma tegevusega SKP-sse juurde andsin. Innovatsioonile rajatud riigid vajavad inimesi ja rohkem kui kunagi varem vajavad tööandjad täna mõtlevaid inimesi. Mõtlemine ja loomine muutub iga päev aina interdistsiplinaarsemaks, dünaamilisemaks. Töötades rahvusvahelises tehnoloogiakontsernis, kus töötab ühtekokku 107 000 inimest, võin kinnitada, et mida rohkem sa endast annad, seda paremad väljakutsed sind tulevikus ootavad. Jaapani innovatsiooni lipulaeva Toyota tootearendusmudel koosneb 6-kihilisest püramiidist, millest kõige fundamentaalsem kiht on loomiskultuur. Kultuur, mis on kujunenud teistest eraldatud saarel sajandeid ning mida soodustab juba alates 6. sajandist eriti tihe asustus. Seda ei saa õppida. Seda ei saa õpetada. Sellise kultuuri loomine võtab aega ning on meie kätes paika panna selle printsiibid, mida järgida. Vaatamata sellele, millises seisus on meie loomiskultuur, vajab väike rahvas tarku lahendusi juba täna. Selle kõige loomiseks ning rõhutan hoidmiseks vajame tänasest kordades tugevamat intellektuaalomandite regulatsiooni. Tänu meile eelnenud põlvkondadele oleme täna targemad ning peame olulisemaks tõstma keskkonnateadlikkust igas eluvaldkonnas. Kui tahes palju me ka ei loo, kuskil jookseb inimlikkuse piir. See on piir, millest alates inimene ei täida enam oma loomseid funktsioone. Meie põlvkond peaks seda iga hinna eest vältima. Head lõpetajad, seadke latt alati teistest kõrgemale. Hoidke kinni oma veendumustest, sest kui me seda ei tee, siis oleme kaotanud unikaalse võimaluse viia ühiskond vaimselt järgmisele tasemele. Head sõbrad, ees on huvitavad ajad, edu ja meelekindlust meile kõigile. Aitäh! Ei
lõpetajate nimel saab sõna Verivärske haldusjuhtimise magister Ülle Vanaisa. Austatud rektor, professorid, õnnelikud magistrid, head külalised. On möödanik, kui sai helistada oma sõbrale ja küsida nõu ja arutleda oma magistritöö üle ning kõne lõppedes meenus, et tal on täna sünnipäev. Ja kui hiljem püüdsin seda heastada ja talle tagasi helistasin, siis selgus, et ta oli selle sootuks unustanud ja teate miks? Sellepärast, et ta kirjutas ka ise magistritööd. Nii et tervitused Jaak sulle Saksamaale. Lubage mul tänaste lõpetajate nimel avaldada tänu oma õppejõududele haaravate loengute ja arendavate kodutööde eest. Oli au osaleda teie loengutes. Aitäh juhendajad, kes leidsid meid suunata isegi haigevoodis olles või siis usaldasid hoopis meid niivõrd, et olid päri kõigega, mida välja pakkusime. Aitäh referendid olemast meie kindel tagala ja tugi ning eriline tänu kuulub meie lähedastele pereliikmetele. Abikaasad, tüdruksõbrad, poissõbrad, pojad, tütred, vanavanemad. Teie positiivse suhtumiseta hariduse nõutamisse ja toetuseta poleks meid tõesti täna siin. Me kõik teame maailmakuulsat teadlast Newtonit, aga enne lubage mul öelda veel paar sõna uuritavast objektist. Teadustöö lõpusirgel on paslik ennustada, mis saab uuritavast objektist tulevikus ja pakkuda lahendeid, mida peab tegema, et ta muutuks soovitud suunas. Usun, et tänastest lõpetajatest meie igaühe põues pakitseb ikka veel soov uurida oma uuritud objekti ja mõelda selle üle, kuidas seda arendada ja muuta. Aga Newton ütles enda kohta niimoodi. Ma ei tea, mida maailm minust arvab. Enesele näin ma poisikesena, kes mererallan mängib ja tunneb imetlust ja rõõmu, kui leiab mõne harilikumast siledama kivikese või ilusama teokarbi, kuna avastamatu tõe ääretu ookean avardub mu ees. Seega, elagu kõik tudengid, õppejõud ja Tallinna Tehnikaülikool, ilma üheta poleks teist ja kolmandat ja ilma nende kolmeta ei oleks kellelgi meist seda tunnet, et avastamata tõe ääretu ookean avardub mees. Tänud! Come
kõik ilus saab ükskord otsa oma loogilisele lõpune ja läheneb ka meie lõpuaktus. Rektorina tahaksin veel kord õnnitleda kõiki lõpetajaid ja avaldada tänu kõigile lõpetajate omastele, lähedastele, sest ma ei jaksa kordamast, lahinguid võidetakse ainult korraliku tagala olemasolu korral ja teie olite oma kallite noorte tagalaks. Täna on räägitud palju tööst ja õppimisest. Tänu Jumalale ei ole elu nii üheülbaline. Elus on palju rõõmu ja ilusat. Ees on teid ootamas lõpupeod. Jaanituled tahavad süütamist, pered loomist ja lapsed üles kasvatamist. Selleks teile kõigile jõudu ja jaksu ja kohtumiseni sügisel, kes doktoratuuris, kes tuleb külla Tehnikaülikoolile oma alma materile tähistamaks selle 90. sünnipäeva. Enne kui ma kuulutan aktuse lõppenuks, tahaksin meie kõigi nimel tänada Tehnikaülikooli vilistlas naiskoori, kes Anne Torbeki taktikepi all kaunistas meie aktust. Aitäh, naised! Ja nüüd on aktus tõesti lõppenud. Mul on ainult tagasihoidlik palve kõigil saalis olijatel jääda oma kohtadeni seni, kui presiidium ja kutsutud külalised on lahkunud. Aitäh!